tere, tere, astroloogia huviline. Novembrikuu on kätte jõudnud ja november koos oma pimedusega, mis on meil väljas, toob meile hästi palju sisse ka skorpioni sellist tumedat ja natukene raskemat energiat, mis nagu surub meid sissepoole vaatama. Mul on olnud mitu hetke sellist, kui ma nagu mõtlen, et aga mida ma üldse siin teen ja kuhu ma üldse lähen ja sellised siuksed suured mõtted tulevad nagu, et oh, ma ei jõua enam ja kes ma üldse selline olen, nii et see on täiesti niisugune tavaline skorpioni energia. Aga mulle meeldib mõelda skorpionist muidugi positiivselt. Lihtsalt igalühel on oma ülesanne nendel sodiagi märkidel, miks nad tulevad ja miks nad meie sünnikaardis kuskil figureerivad üldse. Neil igalühel on oma eesmärk. Ja mulle tundub, et kui me soovime nagu pimedas hästi ikkagi näha kuskile, siis skorpion ei anna meile neid prille, et me saaksime pimedas näha. Skorpion on see, kes annab meile sisemise valgustuse ehk selle sisemise tunnetuse, et käsikaudu edasi liikuda. Nii, aga november, nagu ma ütlesingi, tulebki sügavam, aga ta toob välja ka selle aususe võib-olla nii suhetes, nii võib-olla ühiskondlikes ressurssides, sinu enda rahalistes teemades. Ja selline tunne, et sul ei ole võimalik enam nagu üle hüpata sellest teemast või kuidagi kõrvale lükata, et ma pärast hiljem teen. Et ta trigerdab sinu sees nii kaua, kuni sa selle ära lahendad. Ja kohe kuu alguses, 4. läheb Marss hamburisse, et mul ongi selline tunne, et hambur tõstab tempot, Marss tõstab tempot. Et me võib-olla tahamegi hästi kiiresti kohe mingisuguseid asju jagama hakata, midagi öelda või õpetada. Kohe mõtleme, et aga nüüd ma lähen sinna ja ma lähen teen ja ma lähen reisin ja ma tahan midagi suurt planeerida ja ma tahan, et kõik seda teada saavad. Vot see võib olla Marsi ja hamburi teema, aga siin peab siis seda sellist kainet mõistust säilitama, et kui kaugele ma lähen ja mis selle selline suurem eesmärk on. Ja siis ma vaatan, et aga tulebki nagu täiskuu sinna järgi, mis on sõnnis ja, ja see täiskuu nagu tulebki kohe nagu natukene pidurit tõmbama ja ütlema, et aga mis see on, mida sa tegelikult tahad. Kas see on see sinu sisemine vajadus või on keegi näpuga näitanud, et seda on vaja teha. Sõnn, kes on meil ikkagi kahe jalaga maa peal, aga ta haldab materiaalseid asju, aga ta haldab ka head toitu, ta haldab ka mugavusi, siis võib-olla see sõnn, täiskuu sõnnist tuleb küsima, et mille eest ma olen valmis maksma. Kes maksab kulla eest, aga kes maksab mulla eest, kui nii niisugust võrdlust tuua. Et, et siin ongi see, sõnn tahab ju kindlust saada, aga siis sa pead teadma, mis see kindlus on, mis see turvatunne on. Kas on see maatükk, mis sul on, või on see sisemine tugevus, mis sinus on. Nii et see täiskuu võib tuua ka jälle meil selliseid raskeid mõtteid ülesse. Aga ei ole midagi, see täiskuu toob selle välja ja jälle meil on võimalik see ära lahendada. 7. novembril läheb Veenus Skorpionisse. Veenus, kes on ju ka meil armastus ja ilu ja headus ja aga ka tasakaal, seksuaalsus ja Skorpion täpselt samuti, kes armastab selliseid saladusi, siis võib tundudagi, et võib-olla sellised intiimsed vestlused on vaja ära pidada.
aga see intiimsus võib olla ka täiesti äriline, sest Veenus, kui ta on meil näiteks kaalude tähtkuju valitseja, siis ta tahab seal tasakaalu saada. Ehk siin kõik need teemad, mis üles kerkivad, on vaja tasakaalukalt lahendada. Ja võib-olla kerkib ka üles mingisugused saladused, mida me enne ei teadnud või mingisugused teadmised, mida me enne ei teadnud, mis on võimalik nüüd praegu äh, mm, üles leida, ära lahendada, südamest ära rääkida. Nii, ja 9. novembril läheb Merkuur retrograadseks ja peab olema tähelepanelik. Sest retrograadsus on ikkagi see, et me lähme tagasi vaatama, mis jäi tegemata ja see selline piir tõmmatakse, et kuule, ära kiirusta. See on selline, see ei pea olema paanika, et appi, mis ma nüüd pean tegema. Et ma pean uuesti lepingud üle vaatama või appi, vaid see on selline targem, selgem nägemine. Nii, olgu need lepingud, olgu need raha, olgu need suhtekõnelused, kõike on vaja teha rahulikult ja jätta nagu ruumi, kuidas seda parandada. Mitte see, et ma näitan näpuga, et sina tegid, vaid mida me nüüd teha saame. Ja kui on sul plaanis selle ajavahemikul reisimine, siis võta reisimiseks aega, võivad tekkida ummikud, liikumises on mingisugune takistus, aga see liikumise takistus on ka, et see osakond, kes selle liikumisega tegeleb, saab näha neid jälle neid nõrku kohti, et ahah, seda tuleb parandada ja seda tuleb parandada. Ja kui sa midagi tahad osta Merkuuri ajal, Merkuuri retrograadsel ajal, siis kui see on seesama asi, mida sa nagu enne oled juba hallanud ja oskad kasutada, siis võid osta küll, vaata hästi üle. Aga kui sa tahad midagi täiesti uut, siis ma pigem ütlen, et oota natukene. Ka Jupiter läheb 11. novembris läheb retrograadseks, täpselt samuti jälle suuremad mõtted pööratakse sissepoole, et mida ma loon, kellele ma loon, keda see nagu aitab, keda see toidab. Kas see on kooskõlas minu vajadustega, kelle vajadustega ta üldse on. Nii et siin ta hästi vajab nagu sellist nagu suurema pildi nägemist. Siis mis siin veel on siis? Noor kuu tuleb Skorpionisse ja jälle ma mõtlen, et ta ei lase enne, kui ta läheb hamburisse, ei lase see Skorpion meid lahti, sest ta toob uuesti jälle välja selle mingisuguse puhastuse, mingisuguse uue loo, et sa saaksid selle vana narratiivi kõik kuskile sahtlisse panna ja uuega nagu alustada, et siin on ikka öeldud, et kui sa ikkagi tahad mingisugust noh, väikest rituaali teha, midagi välja kirjutada, siis see on väga hea aeg. Et ei ole vaja seda vanadest kinni hoida, igasugused solvumised ja ebaõiglused, et see on ikka see, kui ma ütlen nagu skorpioni energia on, et talle meeldib inimesi nagu konksu otsas hoida. Aga ka solvumised ja igasugused ebaõiglased käitumised, me oleme teise selle nööri otsas alati, kui me sellest lahti ei lase, need tuleb lihtsalt praegusel hetkel ära lõpetada. Nii, aga kuu lõpus tuleb meil hambur ja hambur on ikkagi sellise kergema, selgema energiaga. Ma arvan, et täiesti kohe võid isegi tunda, et see sihuke skorpionlik sissevaatamine veeelemendis ja saab kohe tuleelemendi, et elu tahab jälle elamist ja tahad mängida ja naerda ja reisida ja jagamist. Nii et ja siin on ka hea aeg suheteks,
sest Merkuur ja Veenus saab kokku ja saavad veel seal tuge nii Jupiterilt kui Saturnilt, et ongi hea aeg rääkida jälle uuesti nagu südamest südamesse, panna võib-olla ühised plaanid paika või suhtereeglid, kuidas keegi tahab ütelda, aga et siin oleks nii sügavust kui turvalisust, et oleks seda suuremat mõõdet, aga ka individuaalset teadasaamist. Kuu lõpus, 28. novembril pöördub Saturn kaladesse otseks ja ka kohe selle järgi läheb Merkuur otse liikuma, nii et ma arvan, et kõik see liikumine kuu lõpus hakkab veel kiiremaks minema, et kui asjad tõesti nagu seisid ja venisid, olgu need mingisugused projektid või mõtted, siis nad saavad nüüd liikuma ja nad saavad nagu reaalse kuju, reaalse mõtte saavad järgi või sa saad toetuse järgi. Ja nii et ka Veenus läheb hamburisse kuu lõpus, et veel annab seda mängulisust juurde, rõõmsust, romantilisust. Ja selline tunne, et sa mõtled, et see, et ma selle äh, Skorpioni ajal niimoodi seda sisemist suhtetööd endaga tegin, et see ei olnud ikka ilmaasjata, sest nüüd saan ma edasi minna poole kergemini ja lihtsamini. Nii et mis siis on? See november on nagu selline natuke nagu suhtekuu, et kuidas on see partnerlus, missugune on minu partnerlus, kas see on ainult raha jagamine, kas see on koostöö, kas see on hingeline jagamine, on see armastus, siis see Merkuur toob välja, et kõike ei pea kohe praegu tegema, kõike ei pea kohe korraga saama, mida on vaja täpsustada. ja kuu lõpp on siis see, et ahah, et mul on tõesti kergem hingamine, aga sellepärast just kergem hingamine, et ma olen ise teinud eeltööd hästi tugevalt ära. aitäh sulle kuulamast!